22. veebruaril hommikul aastal 2022 ilmus minu uudistevoogu videosalvestus Putini kõnest, mille ta oli pidanud 21. veebruari õhtul. Valmistusin tööle minema ega kavatsenudki seda tervenisti kuulata, kuid juba esimestel minutitel ma tartusin ning kogesin déjà vu'd. Putini sõnakasutus ja arutelu ajalooliste Venemaade kohta olid justkui koopia 12. sajandi alguse Põhjasõja tekstidest. Toona püüdis tsar Peeter I täpselt samamoodi oma alamatele ja kogu Euroopale selgitada vajadust vallutada Rootsile kuulunud maad. Putini kõne ei jätnud mingit kahtlust, et Venemaa täiemahuline sissetung Ukrainasse on vaid loetud tundide küsimus. Tööle jõudis jagasin neid rõhuvaid mõtteid oma kolleegidega. Meil toimus koosolekus pidime arutama näituste plaane. Mäletan hästi suurema osa inimeste reaktsiooni. Mulle vastati sõna-sõnalt, kus on sõda ja kus on kultuur. See olukord, pidades silmas Ukrainas toimuvat, ei puuduta meid. Vastasin, et muidugi puudutab ning meie kultuur seisab kõigil tasanditel silmitsi uue reaalsuse tõsise väljakutsega. Uus reaalsus saabus 2 päeva hiljem, 24. veebruari varahommikul. Eesti kultuuriasutused väljendasid koheselt oma meelsust, katkestades kõik ametlikud kontaktid Venemaaga ning näidates üles oma täielikku solidaarsust Ukrainaga. Väga tihti räägitakse kultuurist kui sillast, mis peaks ühendama. Narvas on 2 riigi kaldaid ühendav sild kujunenud ajalooliselt osaks linnamaastikust nii geograafiliselt kui vaimselt. Sõjaolukorras õhitakse esimestena just sillad. Nii on juhtunud ka kõigi Narva sildadega. Teise maailmasõja ajal sillad hävitati ning rahu ajal ehitati need taas ülesse. Narva suurim sild, mis pärast sõda uuesti ehitati, nimetati Sõpruse sillaks. Seda nime kandis sild ka pärast Nõukogude Liidu lagunemist. Pärast Eesti liitumist Euroopa Liiduga asusime looma uusi kultuurisildu Venemaaga läbi piiriülese koostööprogrammide. Jõepromenaadid jõe mõlemal kaldal, suurejoonelised Narva ja Jaanilinna kindluste rekonstrueerimisprojektid, kõik see viidi ellu Euroopa toetusmeetmete abil ning see soodustas kultuuri arengut mõlemas piirilinnas. Aastal 2016 alanud suurejooneline Narva linnuse rekonstrueerimisprojekt kandis kindluste arhitektuuriansambli ainulaadsust. See on tõepoolest ainulaadne kooslus, sest 2 kindlust lahutab kõigest 101 meeter. Enam kui 500 aasta jooksul on need kindlused olnud nii vaenlased kui sõbrad ning ligi tähistanud nii piiri kui ühtsust. 1940. aastani kuulus Jaanilinn Tartu rahulepingu kohaselt Eesti Vabariigile. Me jätkasime kultuurisildade rajamist isegi ajal, mil piirid olid COVID-i tõttu suletud ja kogu elu jäi seisma. Aastal 2021 kevadel korraldasime kolleegidega ja Eesti saatkonna toel kontserdi, kus 2 muusikut mängisid Jõe kallastel asuvad 2 kindlusest duetti. Kultuur
püüab tõepoolest alati sildu rajada ja takistusi ületada. See on kultuuriline omane aspekt, mis suudab ühendada väga erinevaid inimesi. Aastal 2022 veebruaris sai igati selgeks, et sildu saab ehitada vaid siis, kui vastaskallas ei kujuta endast ohtu. Ühiste sildade raemine agressoriga on ohtlik ja moraalselt vastuvõetamatu. 3 aastat tagasi jõudis üle Narva silla Eestisse pagulaste voog. Need olid ukrainlased, kelle õnnestus Venemaa poolt okupeeritud aladelt põgeneda. Mariupolist pärit pagulased, kelle hulka kuulus arvukalt kultuuriinimesi, olid selles voos ühed esimesed. Nende kaudu kuulsime kohutavatest ja traagilistest Mariupoli blokaadi sündmustest ning sõjakuritegudest, mida Vene okupatsiooniväed toime panid. Üle Narva silla Venemaalt siia saabunute hulgas olid ka Vene kultuuritegelased. Nad olid otsustanud Venemaalt igaveseks lahkuda, mõnel juhul kogu perega, sest nende südametunnistus ja turvatunne ei võimaldanud neil seal enam elada. Kultuuritegelased olid Venemaal esimesed, kelle suunas algasid Putini režiimi julmad repressioonid, vahistades inimesi isegi sõna sõda kasutamise eest. Tuletan meelde, et alates 24. veebruarist muutus sõna sõda Ukraina kontekstis Venemaal tabuks. Selle asemel hakati kasutama väljendit sõjaline erioperatsioon. Nõnda lootis Kremli režiim säilitada ühe oma peamistest müütidest selle kohta, et Venemaa ei ole mitte kunagi kedagi rünnanud. Aasta 2022 ja selle aasta sündmused tuletasid meile meelde veel üht kultuuri väga olulist ülesannet. Märgata nähtsuste ja asjade tõelist olemust, mitte põgeneda keeruliste ja sageli tabuteemade eest ning julgeda neist rääkida kogu ühiskonnaga, mitte ainult kitsas kolleegide ringis. See ülesanne osutus aga palju keerulisemaks ja ohtlikumaks kui sildade ehitamine. Kultuuri vundamendiks on alati väärtuste süsteem. Eesti jaoks, kes on elanud läbi mitu okupatsioonirežiimi ning oma iseseisvuse pika võitluse tulemusel taastanud, ei ole need ainuüksi Euroopa Liidu põhiväärtused, vaid ka rahvuslik ja ajalooline mälu ning põhiseaduses sätestatud kultuurilised põhimõtted. Väärtuste süsteemile viitas oma kõnes ka Putin. Tema sõnul püüab kollektiivne lääs, tsitaat, hävitada meie traditsioonilisi väärtusi ja suruda peale pseudoväärtusi, mis meid ja meie rahvast sisemiselt lõhestaksid, ehk hoiakuid, mida nad oma riikides juba agressiivselt juurutavad. Muude absurdsete põhjuste hulgas selgitas Putin sõjalist sisetungi Ukrainasse ka sooviga anda Ukrainale tagasi õigete kultuuriväärtuste süsteem, mille ainsaks kandjaks peab ta Venemaad. Kõne lõpus mainis Putin taas kultuuri. Tsitaat. Riikide ja rahvaste heaolu ja kogu eksistents, nende edu ja elujõud tuleneb alati nende kultuuri ja väärtuste võimsast juurestikust. Kõlab veenvalt. Võttes aga arvesse tema eelnevaid sõnu, kõlas see pigem kui otsene ähvardus kõigi nende riikide suunas, kelle kultuuriväärtustega ehk sisuliselt vabadusega Venemaa ei nõustu. Kultuur kaasati sõtta kõige ootamatumal moel. Kultuuri piirid
on liikuvad ja alati avatud. See on kultuuri tugevus, aga teisalt ka nõrgus. Totalitaarsete režiimide tingimustes muudab kultuuri piiride liikuvus ja avatus selle eriti haavatavaks. Esiteks on võimalik kultuuri monopoliseerida. Seda näeme tänapäeva Venemaa näitel. Selle imperialistliku ambitsioonid naabrite suhtes ning soov neelata ja lahustada teised kultuurid. Täpselt samamoodi tegeleb Venemaa ka ajaloo monopoliseerimisega. Kõige kõnekam näide on võit teises maailmasõjas. Teiseks, kultuuripiiride liikuvus ja avatus võib kaasa tuua ka asenduskultuuri nähtusi. Vaadake seda slaidi. Katkend tuntud vene laulja Valeria muusikavideost. Sõjas purustatud majade taustal esitab ta laulu, millest algab Isamaa. Laulja ei külastanud küll Venemaa poolt okupeeritud alasid, ajakirjanike sõnul on tegu Mosfilmi paviljoniga, kus filmiti järjekordselt propagandamaterjali. Kuid antud juhul ülistab kultuur sõda. Sellised näiteid kohtab tänapäeva Venemaal tohutult palju. Oluline on mõista, et alates 12. sajandi algusest on Venemaa ametlik kultuur olnud pidevalt riigi sõjaliste vallutuste ideoloogia teenistuses. See protsess oli eriti intensiivne Peeter I ajal. Ta veetis suure osa oma elust sõdides ning impeeriumi ehitades, seejuures ka ideoloogilisel tasandil. Selle eesmärgil kultuuri kasutamise võttis Peeter I üle teisest Euroopa suurriikidele ning püüdis neid paljuski üle trumbata. Sõja ülistamine ehk sõjapropaganda toimus Peeter I täieliku kontrolli all nii verbaalses kui visuaalses, nii ilmalikus kui kiriklikus kultuuris. Barokiajastu võimaldas oma sümbolid, allegooriate ja embleemide keeles kasutada kõikvõimalikke žanre ja stiile, näiteks verbaalseid. Need olid teated sõjalistest võitudest, tervituskõnad, lendlehed, pidulikud kõnad ja kirjalikud jutustused, luule ja proosatekstid, mis kõik ülistasid Venemaa sõjalisi vallutusi ja võite. Visuaalsete näidete alla kuuluvad triumfikaared, bareljeefid, medaljonid, graafika, maalikunst ja vaelipud, mälestus ja aumedalid, nagu siin, teatrietendusid ja ilutulastikud. Kultuur ja selle erinevad vormid võimaldasid muuta vallutatud alad endale omaseks ning täita need uute tähenduste ja väärtustega. Silmapaistev näide sellest on Luteri kirikute pühitsemine õigeusu kirikuteks ning seeläbi uute sakraalse ruumi kujundamine. Näiteks Narva ja Tallinna Isanda muutmise kirikud. Ma ei peatu nendel näidetel pikemalt, sest neid on väga palju ning olen sellele teemale pühendanud mitmeid teadusartikleid. Tuleb tunnistada, et seda teemat ning Peeter I ajastus säilinud pärandit uurides ei oleks ma osanud iial ette kujutada, et need 12. sajandi algusest pärit impeeriumlikud mudelid, kontseptsioonid ja ideed võivad ühel päeval taas ellu ärgata. Ajaloost teame hästi, et iga impeerium on lõpuks hukule määratud. Samas, impeeriumide loomisel ja olemasolul on alati ebaproportsionaalselt kõrge hind, hävitatud elud, hävitatud pärand, rahvuslik, ajalooline, kultuuriline. Täna toimub see otse meie kõrval. Me oleme tunnistajaks sellele, kuidas naaberriigi ametlik kultuur satub imperialistlike ambitsioonide ja sõjakultuse teenistusse. Veidi sõjakultusest. See on kasvanud välja
võidukultusest ja arenenud eriti intensiivselt viimase 20 aasta jooksul. Loomulikult oli see keeruline ja mitmeastmeline protsess, alates paraadidest ja sõjalistest tseremooniatest, mille mastaabid kasvasid iga aastaga, kuni lasteni, kes olid riietatud Punaarmee sõdurite mundritesse. Nende hulgas lapse, kes seisid monumentide juures. Oluline on märkida, sõja traagika asendus piiduliku demonstratsiooniga ning teise maailmasõja peamised õppetunnid, nagu näiteks mitte kunagi enam unustati. Nende asemele tuli uus loosung ja hooaeg võime korrata ja Berliini peale. Võidukultus muutus Venemaal järk-järgult asendususundiks, asendusreligiooniks, koos kõige sellele omaste tunnustega, näiteks surematu polgu rongkäik. Sõda ise muutus tragöödiast heaks ja isegi pühaks asjaks. See püha staatus kinnistati muu hulgas kiriku ehitamisega aastal 2018, mis oli pühendatud suure Isamaasõja võidu aastapäevale. Praegu on see üks katedraalidest, kus teenib ja annab oma õnnistuse Ukraina sõtta minevatele sõduritele patriarh Kirill. Kogu see asendus kultuuriliste nähtsuste ja narratiivide kompleks juurutati aasta-aastalt mitte ainult Venemaa elanike ellu, Nõukogude propaganda parimate traditsioonide kohaselt levitati seda järjekindlalt ka naaberriikides, eelkõige venekeelse elaniskonna seas. Nende hulgas, kes olid kaasatud Venemaa info- ja kultuuriruumi. Mida vähemaks jäi elavaid teise maailmasõja tunnistajaid, seda lihtsam oli kehtestada uusi sõja- ja võidukultuse vorme. Sõjakultus ei saa eksisteerida ilma vaenlase kuvandi ja sõjalise agressiooni õigustuseta. Vaenlased leiti lõpuks Ukraina, kes valis rahvusliku enesemääramise Euroopa väärtuste tee ning niinimetatud kollektiivne lääs. Suhtumist vaenlasesse kujundati samuti teise maailmasõja terminoloogia kaudu. Ukrainat süüdistati natsismis ja genotsiidis, kollektiivsed länd, aga valelikkuses. Nii valmistatigi ette pinnas täiemahuliseks sisetungiks suveräänse Ukraina territooriumile. Sõda kestab juba 4. aastat. Venemaa sooritab pidevalt sõjakuritegusid, sealhulgas Ukraina kultuuripärandi vastu. See on absoluutne tragöödia, millest meie kultuuritegelased ei saa vaikides mööda vaadata. Narvas, mis asub otse Vene piiri ääres, on see ülesanne täna eriti aktuaalne. Juba 3 aastat järjest korraldab Venemaa 9. mail oma jõekaldal suure kontserdi. Laaval ja suurte ekraanidega pöördutakse eranditult Narva poole ning sel päeval kantakse üle Venemaa hümn, Putini kõned ja sõjaväeparaad Moskva Punasel väljakul. Pärast paraadi näidatakse ekraanidel nõukogude aegseid sõjafilme. Seejärel algab kontsert, mille kaudu edastatakse Narva poole tänapäevane Vene muusikakultuur. Venemaa ei varja, et korraldab selle kontserdi just Eesti elanike jaoks, kuna meie riigis tähistatakse 9. mail Euroopa päeva, mitte võidupüha, nagu sooviks Venemaa ja need, kes teda toetavad. See kontsert
äratab paljudes Eestis elavates veenekeelsetes inimestes uhkustunde ja suuruse iha ning kuuluvust võitjate ajalukku. Suur võit, suur ajalugu, suur rahvas ja suur impeerium. Selle kontserdi korraldamiseks Ivankarodi kindluse juures raiuti maha metsatukk. Paigaldati uued kommunikatsioonid ja raeti uus plats. Lava ja ekraanid tuuakse kohale ja pannakse kokku iga kord eraldi. Näitan teile mõned slaidid, et saaksite näha, kuidas selle lava visuaalne narratiiv on muutunud. Aasta 23, 24 ja 25. Kui varem olid peamiselt Venemaa lipud ja trikoloori värvid, siis sel aastal domineerib Nõukogude sümboolika ja tuntud arhiivifotod, mis on tegelikult Nõukogude propaganda lavastused. Arvestades kompositsiooni näeme näiteks siin, et pildil olev sõdur tõstatud püstoliga läheb sõtta Narva suunas. Sama kehtib ka piloodi portree kohta, kes seal, kes vaatab ühesesse taevasse kahe kindluse vahel. Tähelepanu! Kontserdiplatvorm on ümbritsetud okastraatika. 2 aastat järjest ja ka sel aastal enne selle kontserdi algust riputab Narva Muuseum linnuse liputornile bännerit. See on meie sõnum, mis juhib tähelepanu tänasele täiemahulisele sõjale ja Venemaa sõjakuritegudele Ukrainas. Kui me esimest korda selle banneri üles panime, saime tohutult palju vastukaja. Need olid 2 vastandlikku süsteemi, täielik negatiivsus ja ahvardused ühelt poolt, toetus ja tänusõnad teiselt poolt. Meid süüdistati poliitikasse sekkumises. Paljud tahaksid näha kultuuri suletud suu ja seotud silmadega. Ja muidugi on paljud veendunud, et ajaloomuuseum peaks tegelema ainult väga kauge ja eelistavalt kauge ja mugava ajalooga. Kiviaeg, keskaeg või vähemalt vana hea Rootsi aeg. Kultuur peegeldab alati kaasaega, ajalugu aga tegeleb minevikuga. Samuti on minevik palju lähemal, kui me arvata oskame. See saadub mõne sekundi pärast. Ja kuigi me ei saa seda muuta, saame sellele hinnangu anda. Kultuur suudab ja peab tõmbama selge piiri hea ja kurja vahel. Vaikimine antud olukorras tähendab ignoreerimist või nõustumist. Kultuuril ei ole õigust kurjusega leppida ega sõda ignoreerida. 9. mail Eestis tähistame rahu ja vabadust. Just rahu ja vabadus ning demokraatlikud väärtused said pärast teist maailmasõda Euroopa üheks peamiseks väärtuseks. Täna seisab Euroopa, nagu ka meie väärtuste süsteem, silmitsi hübriidsõja väljakutsedega. Me oleme juba hübriidsõja lahingu väljal. Usun, et muuseumid, nagu ka teised kultuuriasutused, saavad sellele ohule vastu seista. Selleks on vaja teha näituse, korraldada arutelusid, isegi kui need on keerulised teemad hiljutisest minevikust või dramaatilisest olevikust. Olgem julged ja järjekindlad, mõistes, et täna on ka meie kultuur juba rindjoonel. Ja slava Ukraina! Suur aitäh ettekande eest. Meil on aega kiireks küsimuseks või kommentaariks, kas keegi soovib.
kui ei, ma küsiksin ise, et ka see slaid, mis siin ees on tegelikult selline hea näide sellest, kuidas nii-öelda vastulauset esitada. Kas üldse sellises situatsioonis, kus ühelt poolt tuleb selline ka hästi selline lihtsakoeline, mingis mõttes selline isegi banaalne viis esitada mingit sõnumit, kas siis peab minema täpselt samasugusesse keelde või kas see ongi see, mis töötab, ehk siis me panemegi vastu, ühel pool on miinus, teisel pool on pluss. Et see sõnum peab olema sama lihtne, sama võimas või kuidas näidata, et vaenlane kasutab kultuuri väga oma tahtsi ära, kuid jäädes samas niimoodi, et see oleks ühtegu paljastada seda, aga kas seda peab tegema lihtsatel viisidel või pikalt kõneledes või kuidas sulle tundub? No mõlemad viisid sobivad sel juhul, aga just sel päeval peab olema mingi sõnum. Ja need viisid ei ole samasugused. No esiteks see kontsert on väga lärmakas. Meil on pilt ja väga lühike sõnum. Igaüks saab lugeda, vaadata ja mõista. Aga kas mul isegi tundub seda, et võib-olla sellisel viisil tõesti tullagi samamoodi väga lihtsate selgete sõnumitega välja, et see võiks olla ka kõige efektiivsem tegelikult, et kui alustada hästi pikalt vestlemist, siis tänapäevases maailmas keegi ei viitsi kuulata. Aga nüüd, kui on selline suur pilt, siis see tekitab emotsioone, nagu sa rääkisidki, et selles mõttes, et asi läheb siis korda, kui tulevadki negatiivsed vastulaused või? No see esimene kord, kui me panime bannerid, see oli pigem spontaansus, kuna me ei oodanud seda kontserti. Meil oli ainult 2 nädalat, et midagi välja pakkuda. Aga ikkagi selle aja jooksul meil toimuvad ju arutelud, konverentsid, näitused Narva ajaloost ja tegelikult lähiajaloost, dramaatilisest ajaloost, kultuurist ja natukene propagandast ka, nagu meie tuntud näitus Narva 44. Ja homme meil on Kalusi pargis uue näituse avamine. Narva 44, teine osa, Narva 54. Kutsun teid näituse avamisele. Ja see peab olema protsess, aga lihtsalt mitte midagi teha, mitte midagi pakkuda, eriti sel päeval. See ei ole variant meie jaoks. Kuna me oleme piiril ja esimene kord, kui me panime bannerid, meil oli ka meie Facebookis kõik kommentaarid olid väga kiiresti suletud. See on lahing. See on väga tugev lahing. Aga meie lühike sõnum meie Facebookis lisaks Putin kurja tegijale oli siin on piir. Kuna kultuur ei ole ainult sild. Mõnikord ta peab olema piiriks, kindlaks piiriks. Aitäh!